Tere hommikust kõigile, palun võtke istet. Mina olen Raivo Vare, ma pean täna seda väikest üritust modereerima. Selleks, et meil luua meeleolu, selleks, et oleks meil nii-öelda alus ja mõtte mõlgutamiseks eeldused, arvestades tänast ürituse temaatikat, paneme alustuseks peale ühe video. Vaatame natukene seda liikuvat pilti ja siis lähme üritusega kohe edasi. Palun, olge head. Eesti on seadnud eesmärgiks katta aastaks 2030 kogu elektritarbimine taastuvenergiaga. Keskkonnasõbralikku taastuvenergiat saame toota siis, kui päike paistab ja tuul puhub, mis muudab aga varustatus ebakindlaks ja elektri hinna kõikuvaks. Stabiilsuse tagamiseks on vaja taastuvenergia tootmise kõrvale ka energiasalvestuse võimalusi. Energiasalvel on olemas salvestusturgu muutev läbimurdeline lahendus. Rajame vesisalvesti maa alla. Vesisalvesti on maailmas enim kasutatud ja soodsaim salvestustehnoloogia, mis pole seni Eesti jaoks sobinud, kuna siin puuduvad traditsioonilise vesisalvesti ehitamiseks vajalikud suured mäed ja jõed. Kuidas meie lahendus töötab? Luuk avaneb ja merevesi voolab läbi 6-10-meetrise läbimõõduga sisselasketorni maa-alusesse mahutisse, pannes käima turbiinid. 12-tunnise töötsükli jooksul varustab energiasalv elektrivõrku 6 gigavatt-tunni eelnevalt salvestatud elektriga, mis ületab kõigi Eesti kodumajapidamiste keskmise igapäevase tarbimisvajaduse. Energiasalve poolt Paldiskisse rajatav vesisalvesti aitab Eestil kõige tõhusamalt täielikult taastuvenergiale üle minna ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna, tasandades taastuvenergia hinna ja tootmise kõikumisi ning suurendades varustuskindlust. Vesisalvesti jaoks kasutatavat vett hoitakse 10 mahutis, mille kogumaht on 4,5 miljonit kuupmeetrit. Kui taastuvenergiat on võrgus Eesti tarbimisvajadusest rohkem, pumbatakse vesi tagasi merre ja laetakse salvestit. Vesisalvesti aitab taastuvenergia potentsiaali ära kasutada ja luua rohelisema tuleviku, kuna muudab tuule- ja päikeseenergia juhitavaks ning vähendab sõltuvust fossiilkütustest. Iga Paldiski vesisalvestis salvestatud megavatt-tund taastuvenergiat aitab vältida 450 kilogrammi süsiniku emissioonide tootmist. 2029. aastal tööd alustava Paldiski vesisalvesti uudsus seisneb ka selles, et see rajatakse 750 meetri sügavusele maa alla ning maapealne ja veealune elukeskkond jääb rikkumata. Ei mingit kaevandus sinu koduõuel. Energiasalv aitab Eestil täita endale seatud rohe-eesmärke ja pakub tarbijatele taskukohast elektrihinda. Loome takistusteta tuleviku. Nüüd kohe. No nii, sissejuhatus on tehtud ja nüüd lähme päevakorraga edasi. Alustuseks, miks me koos oleme? Miks me täna sellest räägime? Sellepärast, et lisaks nendele meeletutele uudistevoogudele, mis mujalt maailmast praegu tulevad ja kus me kogu aeg istume telefonides arvutites, vaatame, millega meid jälle üllatatakse ja kuidas see võiks projitseerime ja kuidas see võiks meid, meie majanduslikku heaolu ja kõike muud mõjutada. Lisaks sellele eksisteerivad seaduspärasused. Nii nagu täna 35 aastat tagasi oli Eesti üks osa sellest suurest, struktuursest, globaalset mastaapi üleminekuperioodist, nii on see jälle meil mõneti käest. Ta mõnda aega tagasi juba algas ja ta jätkub. Teiseks tuleb arvestada, et meil on midagi ei ole teha. Kui on suured muudatused, siis on riskid suuremad ja ka otsused on otsustavama tähendusega, kui nii võib öelda. Ehk siis ei saa neid edasi lükata lihtsalt sellepärast, et ei julge teha või sellepärast, et kõik ei ole veel 100% garanteeritud selge. Eelkõige tuleb teha otsuseid, sest isegi mitte alati kõige täpsemad otsused on alati paremad kui otsustamatus, mis on Eestit vaevanud juba alates, ütleme, laias laastus eurotsooni jõudmisest peale. Ja minu sügav veendumuse kohaselt valmis seda teesi ka eraldi tõestama, kui kedagi huvitab. Aga põhimõtteliselt mulle tundub, et praegu on see aeg, kus ongi vaja teha nüüd jällegi tulevikku suunatud otsuseid. Kolmandaks ja kohe ja varsti ja kiiresti ja julgelt.
Ja kolmandaks on see veel seotud sellega, et olgem ausad, me oleme ju tegelikult majandusliku heaolu mõttes, me muundame energiat. Majanduslik heaolu on energia muundamise protsessi füüsikalises mõttes nii-öelda üks tulemus. Ja selle energia muundamise juures tuleb arvestada, et me oleme tegelikult elektritsivilisatsioon. Inimkond on elektritsivilisatsioon. Jah, teda on erinevatest allikatest toodetud, võib-olla vähem loodussõbralikest, nüüd tahame rohkem loodussõbralikest toota, aga elektrit ei juhtu mitte midagi. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult on probleem, sellepärast et tegu on suuremastaabiliste küsimustega väga tihti, nii-öelda süsteemses mõttes, ja teiseks on nad, olgem ausad, on keerulised ja kallid ja võtavad aega. Ehk siis need otsused, mida tehakse energeetikas, need tegelikult on otsused, mis kestavad, ütleme niimoodi, et projektitsüklid on ikka niimoodi 15 aastat üldjuhul. Ja see tähendab seda, et meil ei ole võimalik arvata, et me saame näiteks 4 aasta pärast midagi, mis on meile vajalik, kui me ei ole teinud 15 aastat enne seda otsust. Tänased otsused on järgmise 15 aasta otsused ja neid peab tegema. Ükskõik, mis toimub, neid peab tegema, sest elektrit on meil vaja. Ja elektrit on vaja trilemma lahenduses, mis ongi olnud üks meie probleeme ja sissejuhatuseks viimane punkt, mis on kriitiline, on see, et sellest trilemma ülesande lahendamisel oleme me selgelt asunud seisukohale, et mõni külg trilemmast on eriti oluline, näiteks looduskaitseline lähenemine, mis on igati mõistlik, nii-öelda kliimavõitluse kontekstis, aga samas ei ole 100% sugugi olnud me edukad tänase päevani ei varustuskindluse ega taskukohase hinna suhtes. Ja neid probleeme tuleb lahendada, neid paraku tuleb, nagu nimigi ütleb, trilemma tuleb lahendada tegelikult korraga. Ja nüüd meil siin on laua peal tegelikult ja arutelu all ja tutvustuseks üks selline projekt, millel ei ole võrdset meie piirkonnas. Ma tean, et selliseid projekte on üle maailma palju, aga meil ei ole. Ja projekt on fundamentaalse tähendusega kõikides nendes punktides, millest ma äsja rääkisin. Nii et peab olema loomulikult asi läbi arutatud, läbi investeerimiseks kalkuleeritud, aga ma tunnustan nende inimeste julgust, kes täna juba, mis siis on, 15 aastat tagasi, on selle projektiga tegelikult välja tulnud ja teda arendanud ja nüüd on saabunud see koht, kus tuleb teha otsuseid. Ja need otsused hakkavad määrama järgmist 15 aastat. Nii et olgem ausad, see on väga tähtis hetk, see on väga oluline hetk, see on mastaapides huvitav projekt väljakutsena ja tegelikult on tal palju laiem mõju kui ainult energeetika isegi, vaid tema mõju on sotsiaalmajanduslikku laadi, tema mõju on ka näiteks minu südamel lähedase logistika jaoks olulise transpordi infrastruktuuri jaoks, ehk siis me tegelikult räägime sellisest Eesti majanduse jaoks olulisest võimalikust lahendusest, aga see tähendab ka, et see ei ole ainult mingisuguse väikese koguse inimeste omavaheline asi. See on meie kõigi asi ja sinna tuleb õlg alla panna omamoodi kõigil. Aga eelkõige tuleb see otsus teha ja minna edasi minu arvates. Ja sellepärast ma olen suure rõõmuga siin teie ees, sest see on seda sorti asi, mis paneb silmad särama. Ja peab ütlema, et oma elukogemuses olen ma näinud igasuguseid asju Eestis, kus ega väga suured asjad väga ei taha lennata, sest me tahame olla väikesed rahulikult oma metsanurgas põlluveerel, eks ole, ilma et nagu väga pingutaks küll kõik need maailma tuuled, mis mööda puhuvad. Ei puhu. Muuseas, tuul peab puhuma, üleüldse alustame sellest. Ja see tähendab seda, et tegelikult on vaja nagu rääkida täna sellest, mida see projekt annab, et aru saada, mis on taustad ja kuidas minna edasi. Ja esimesena meil on selline kokkulepe, et me küsimused esitame lõpus, tähendab iga ettekande lõpus me küsimusi ei esita, vaid esitame kogu ploki lõpus ja kindlasti on ka võimalus küsitleda ajakirjanikel ja huvilistel ka siin pärast selle ürituse lõppu eraldi individuaalkorras neid esinejaid, kes on käepärast. Ja teiseks muidugi me laseme selles mõttes nii-öelda teatud loogika järgi need esinemised praegu teie ette. Esinemiste järjekorras esimeseks on Maarjo Vee, energiasalve arendus- ja elektromehaanika juht,
kes tegelikult räägib meile, mis see projekt endast tähendab suuremas pildis ja tehnilises pildis. Seejärel me räägime sellest analüüsist, mille on teinud KPMG, esmane analüüs majanduslikest nii-öelda elementidest, majanduslikust kasudest, mida see annab ja mis suunalised nad on. Ja kolmandaks siis me räägime sellest, et ja siin on siis esinejad KPMG nõustajad, Johanna-Maria Mägi ja Olavi Grünwald, siis me räägime Villem Vohu ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus energeetika valdkonna juhi suu läbi põhisõnumist, kui elektri hinda on vaja, siis me peame selle nimel pingutama ja samas meil on vaja investeeringuid ja need investeeringud on ka fundamentaalse tähendusega. Ja sealt edasi me lähme ka juba siis Energiasalve juhi Peep Siitami, tegevjuhi ja juhatuse liikme kokkuvõtetega. Aga võib-olla nüüd alustame. Maarjo, palun. Tänan ja hea meel on näha, et meid nii palju siia kogunenud on, sest projekt on tõesti huvitav ja nagu Raivo ilusti ka ütles, siis tegelikult kasu ei ole mitte ainult elektrivaldkonnas, vaid on valdkondade ülene, sealhulgas teedeehituses ja loomulikult kõik see investeering, suur investeering mõjub meie majandusse laiemalt. Aga täna tehnilise osa pealt ma väga palju ei räägi, see kontseptsioon sai minu arust selle videoga päris hästi kaetud, et ma ei hakka sellele rohkem aega pühendama. Küll aga ma annaks teile hea meelega ülevaate meie tegevustest, mis on meil tehtud, mis on tegemisel ja mis on veel ees. Ja siis võib-olla prooviks selgitada, miks me nii entusiastlikud oleme ja miks me usume, et see projekt tegelikult vajalik on. Nii et kui teile see sobib, siis ma alustaksin. Kõigepealt me teame, et see projekti idee on juba vähemalt 40 aastat vana, aga konkreetse projekti siis sünnilugu loetakse siis alguseks 2009. aastat. Ja see oli siis aeg, kui kliimaprobleemid võib-olla tulid rohkem pilti, teisest küljest ida pool Euroopas elavad inimesed teadsid, et kolmandatest riikidest tulevale kütusele ei ole võib-olla mõistlik enda energiajulgeolekut rajada. Ja siis alustati selle mõtte nagu nii-öelda üles soendamisega. Alustati dialoog Euroopa Liiduga, kes siis pika kaalumise järel kaalus projekti kasusid ja kulusid, kaalus selle mõju üle Euroopa ja leidis siis lõpuks, et projekt väärib kandmaks siis sellisesse nimistusse, mida nimetatakse strateegiliste ühishuvide projektide nimekirja. Et edaspidi ma nimetan seda lühidalt PCI, et lihtsalt teile anda aimu, mis selle PCI projekti mastaap peab olema, siis tuttavamatest projektidest me võime rääkida Estlinkidest näiteks, desünkroniseerimine Venemaast, ehk siis selle projekti mastaap peab olema suur, mõju peab olema laiem ja mis kõige olulisem, see baaskriteerium on see, et kasud peavad ületama selle projekti kulusid. Ja see staatus ei ole muidugi igipõline, see tähendab seda, et iga 2 aasta tagant valideeritakse kasud ja kulud uuesti üle ja alates 2013. aastast siis kuni tänapäevani või tänaseni on meil siis neid kasusid iga 2 aasta tagant valideeritud ja mida rohkem see teadmine, et kolmandatest riikidest tulevale gaasile ei saa enda energiajulgeolekut rajada, lääneriikidesse jõuab, seda kõrgemaks ka meie kasusi hinnatakse, mis on ka tegelikult ju loogiline. Ja peale seda, kui meid siis ühishuviprojektide nimekirja lisati, peale seda siis järgnes umbes 10 kestev loastamisprotsess, valiti välja sobiv asukoht, hinnati keskkonnamõjud, tehti palju erinevaid analüüse ja see kulmineerus siis 2022. aasta jõulukingitusena siis ehitusloaga. Ja peale seda, kui me saime ehitusloa, oleme me tegelenud võib-olla tehniliste täpsustustega, komplekteerinud meeskonna selliselt, et meil oleks rahvusvaheline kogemus, kes oleks seda vesisalvestit ka varem ehitanud, et me saaksime selle asjaga kvaliteetselt valmis ehitada. Ja kui kõik nüüd hästi läheb, siis paari aasta pärast on meil ligipääs olemas sellisele kivile, kui keegi tahab, tuleb, võtab mul nööbist kinni, ma annan katsuda ka. See kivi on siis selline materjal, mis võimaldab meil ehitada Tallinna Tehnikaülikooli ülikooli analüüside alusel 2,5 korda kestvamaid teid, mis loomulikult tähendab, et meil läheb vähem raha remonti, väheneb remondivõlg ja nii edasi. Ja kui me siis veel edasi seda välja kaevame, siis 2030. aastate alguseks on meil olemas suur salvesti, mis suudab salvestada 500 megavatti ja anda seda välja järjest 12 tundi.
Aga me ei tahaks seal peatuda, kuna meil salvestusmahu kasvatamine, ehk siis see tundide arv, kui pikalt me seda salvestust suudame välja anda, on suhteliselt lihtne kasvatada, siis me 30ndate lõpuks sihime juba 30 tundi. Ehk siis me suudame 30ndate aastate lõpus salvestada 500 megavatti ja anda seda välja 30 tundi järjest. Ehk siis lühidalt, projekt on strateegiline, projekti kasud ületavad kulusid, seda on korduvalt valideeritud, tehtud hulk majandusanalüüse, keskkonnaanalüüse, asi on loastatud suuri investeeringuga on tegemist ja tegelikult lisaks siis Euroopa Liidule on seda projekti tähele pannud ka erinevad analüüsimajad, kes siis koostavad energiaprognoose, ehk siis proovivad prognoosida, milline elektri hind on 30., 40. ja nii edasi aastal ja kõigis nendes analüüsimajade mudelite baasstsenaariumites on energiasalv juba sees. Mis tähendab seda, et kõik taastuvenergia arendajad, kes on pangast laenu saanud, on juba arvestanud tegelikult energiasalve tulekuga. Seda siis ajakavast. Aga miks me näeme, et see pikaajaline salvestus või üleüldse salvestus vajalik on? Et jällegi kerge ekskurss minevikku. Kunagi varasemal ajal, kui ütleme taastuvenergiast või nii-öelda ilmastikust sõltuvast taastuvenergiast oli vähem juttu, siis olid olemas süsteemis baasjaamad. Baasjaamad on näiteks tuumajaamad, mis siis tegelikult ei taha väga sisse-välja lülitamist ega üles-alla reguleerimist, nendel on oleks mõistlik stabiilne koormus ja loomulikult ta on suhteliselt kallis ehitada ja kuna ta annab välja suhteliselt odavat toodangut, siis see tähendab seda, et tegelikult ei ole ka majanduslikult mõistlik teda välja lülitada vahepeal. Aga kuna tarbimine on selline, et inimene on ärkvel, siis tarbib energiat rohkem ja kui inimene magab, siis on seda vähem vaja, siis see tähendab seda, et tarbimine käib üles-alla ja selleks, et siis baasjaama vajadust või võimekust maksimaalselt ära kasutada, siis kasutati tegelikult salvesteid. Et esimene vesisalvesti süsteemis töötab juba üle 100 aasta Šveitsis näiteks. Nii et öösel, kui baasjaamal oli rohkem võimsust, kui tarbimist oli, laeti see salvesti täis, baasjaam töötas maksimumvõimsusel ja päeval, kui jällegi baasjaama võimsusest puudu tuli, anti see süsteemi tagasi, et tarbimine ära katta. See oli selline ajalooline käsitlus salvestil. Seeläbi siis vähenes vajadus ehitada nii-öelda tipujaamasi, ehk siis kõige külmemaks perioodiks talvel ei olnud vaja meil ehitada seda võimsust valmis, sest see vajadus kaeti salvestiga ja teisest küljest, kuna baasjaamast tuli puhtam või soodsam elekter, siis meie energiaportfell tervikuna muutus soodsamaks. Ja loomulikult, kui baasjaama kõrval oli vaja midagi kütust osta, et jällegi tipujaamast seda päevast tarbimist katta, siis see vajadus ka vähenes. Nüüd tänapäeval me räägime üha rohkem puhta energia kontekstis siis taastuvenergiast ja kui me räägime Eestist, siis arvestades meie kliimavöödet, siis tõenäoliselt, kuna me talvel tahame ka elektrit, siis me peame ikkagi arvestama tuulega enda peamise potentsiaalse taastuvenergia allikana. Ja kui me nüüd vaatame seda tuule tootmisprofiili, analüüsime mingisugused viimased kliimaaastad, 20-30 kliimaaastat, siis me näeme, et tuul on hoopiski volatiilsem kui tarbimine. Kusjuures tuleb tähele panna seda, et tuule sagedus on laiem kui tarbimise sagedus ja kui me vaatame seda niimoodi erinevate aastate lõikes modelleerime, siis me näeme, et tuule kõrvale tegelikult oleks niisugune sobilik salvesti umbes 30-tunnise salvestusmahuga. Ja sellega me loomulikult suudame jälle selle sama efekti saavutada, ehk me suudame nihutada soodsamat ja puhtamat energiat sellele tunnile, kus meil muidu oleks importkütustest vaja energiat toota ja vähendame tegelikult ka tipujaamade vajadust. Ehk siis see on põhjus, miks me usume, et pikaajalist salvestust on vaja, miks me ei peatu 12 tunnil ja liigume edasi 30 tunnile. Nüüd, kui mõelda, mis see salvesti siis teha suudab, siis selle salvesti erinevate mudelite niisugune keskmine võib öelda, et me suudame salvestada 1,2 teravatt-tundi elektrienergiat. Mis see 1,2 teravatt-tundi siis reaalselt tähendab? Lihtsalt, et selle mastaapi anda, see on umbes 10% Eesti aastasest tarbimisest. See on umbes selline kogus energiat, mida Eestis eelmisel aastal kõik püstitatud tuulikud tootsid. Kui me tahaksime seda elektrit 1,2 teravatt-tundi tooda gaasist, siis me peaksime importima gaasi ja CO2 kvooti 130 miljoni euro eest igal aastal. See raha liiguks Eestist välja ja tõenäoliselt kuhugi kolmandate riikide kontodele. Ja kui me räägime, et okei, aga me ei teeme seda hoopis Eestis puhtast kütusest, näiteks biogaasist, siis meil jääb 3 korda ressurssi puudu, et seda biogaasist toota seda 1,2 teravatt-tundi. Ja teine huvitav aspekt, mis meil silma jäi, on see, et nende strateegilise ühishuviprojektide kaardistamise raames või järjekordse analüüsi raames tuldi välja sellise hinnanguga, et energiasalv panustab varustuskindlusesse 2 stsenaariumist 3 rohkem kui Estlink 3.
mis tekitas meil huvi ja küsimuse, kas tõesti mujal maailmas saab salvestiga ka juhitavate jaamade vajadust asendada. Ja tõepoolest, kui me vaatame riike, kes nii-öelda panevad erinevad tehnoloogiad, tootmissalvestus ja nii edasi tehnoloogiad, siis ühele mõõtkavale ja seda hindavad siis ümberhindamisteguriga või hindamisteguriga, kui palju siis sellest konkreetsest tootmisliigist siis süsteemile tervikuna kasu on, sealhulgas siis paindlikkus, reageerimisvõimekus ja nii edasi, siis Ühendkuningriikide ja Poola näitel, aga ka teiste riikide näitel võib öelda, et suuremahuline salvesti on kindlasti seal poodiumil ja valdavalt on ta ka isegi kõige kõrgemalt hinnatud tehnoloogia. Kõrgemalt kui mis tahes muu, olgu see siis tuule, tuuma, gaasi või mis iganes elektrijaam. Nii et see oli meie jaoks huvitav. Ja nüüd, kui me seda argumenti oleme siis erinevate osapooltega nagu rääkinud ja seda tutvustanud, see on öeldud, aga Eesti on natukene teine, et Eesti on niisugune energia poolsaar ja meil tekib saartalitlus ja kõik niisugune muu jutt, siis seda tegelikult olukorda on ka Eesti kontekstis väga hästi hinnatud, et Rohetiiger, kes siis ühendab 80 erinevat organisatsiooni, on siis analüüsinud seda asja ja mitte see ei ole mingisugune, see on tõesti põhjalikult analüüsitud tunnipõhilised mudelid kõige keerulisemal kliima-aastal ja on leidnud, et salvestuse abil tõepoolest on võimalik 600 megavatti vähendada juhitava jaama vajadust. Aga kui me seda suudame teha, siis tähendab seda, et me ei pea tegelikult ehitama 2 paralleelset süsteemi, ühte tuulise ilma jaoks ja teist tuulevaikse. Salvesti võtab see kulu sealt osalt maha. Nii, ehk siis see on see, miks me näeme, et seda asja vaja on. Ja kui me nüüd räägime, et miks salvestust on vaja, aga kui nüüd rääkida, miks me just vesisalvestisse usume, siis minu jaoks siin on nagu 3 põhitugevust. Esiteks, maksumus. Kui me räägime salvestusmahu ühiku kohta, siis meie peamisest konkurendist ehk siis akutehnoloogiast oleme me 3 korda odavamad. Kui me räägime elueast, siis vesisalvesti, nagu ma räägin, töötab 100 aastat juba viimased süsteemis. Aku puhul räägitakse 10-st, 15-st, võib-olla mõni räägib ka 20-st julgem. Minu telefonil ei ole ükski aku nii kaua vastu pidada, võib-olla siis tehniliselt akud peavad, aga igal juhul vähemalt 5 korda pikem eluiga. Ja loomulikult jällegi energiajulgeolek, sõltuvus, millistest materjalidest see asi koosneb, selle asemel, et importida Hiinast liitiumi ja kuskilt koobaltit, toome meie maa sest välja jällegi selle kivi ja ehitame endale kestvamad teed. Aga mis on akude eelis, on lühike ehitusperiood. Tellid Hiinast, paneb püsti ja ühendad võrku, eks ju. Nüüd, kui me vaataksime seda asja niimoodi turukorralduse vaates, siis tarbijal igal juhul oleks mõistlik osta 3 korda soodsam asi, mis kestab 5 korda kauem ja ei sõltu mingitest kolmandatest riikidest, ehk siis niisuguse tavalise turukorralduse puhul kaaluksid minu hinnangul need vesisalvesti plussid igal juhul pikalt konkurentide tehnoloogia üle. Aga nüüd, kui me vaatame seda asja siis tänases turukorralduses, mis on siis loodud mitte uute jaamade tekitamiseks, vaid olemasolevate jaamade kõige mõistlikumaks opereerimiseks, siis seal saad hinnakindluse 1 päev ette. Kui sa lähed panka, ütled, et mul on 1 päev ette hinnakindlus, ma tahan ehitada vara, mis kestab järgmised 100 aastat ja saab 5 aasta pärast valmis, siis ta ütleb, kahjuks see ei ole piisav pant. Ja see on ka põhjus, miks meil on elektrihind ebastabiilne, miks meil elektrihind on kõrge ja selle põhjuse tagajärg on tegelikult see, et meil ei ole süsteemis piisavalt uusi tootmisvõimsusi, mis oleksid võimelised tootma soodsat elektrit. Ja see ei ole ainult vesisalvesti probleem, see kehtib samamoodi tuumajaamale, gaasijaamale ja mis iganes pikale investeeringule. Nii et see on see põhjus, mida tegelikult tuleks nüüd sättida, sest vastasel korral me seome kõige parematel tehnoloogiatel 2 käed selja taha ja palume neil boksima asuda, suhteliselt keeruline on seda teha. Me oleme pöördunud siis Kliimaministeeriumi poole öeldud, siduge meil kas või 1 raundiks käsi lahti ja see asi on tehtav. Ministeerium saab aru, tõepoolest see oleks rahvale vajalik, aga need kasud on vaja ära tõestada. Ja selleks, et need kasud ära tõestada, oleks vaja seda siis piisavalt tunnustatud, sertifitseeritud audiitori poolt teha ja selleks me oleme siis palunud KPMG-l endi kasud ära hinnata ja ma väga huviga ootan, milleni nad siis nüüd lõpuks jõudnud on seda järgmist ettekannet. See on minu poolt kõik, aitäh teile! Aitäh, Marjo! Küsimused pärast, nagu me rääkisime. No nii, nüüd siis KPMG oodatud analüüs. Palun, Johanna-Maria ja Olavi. Jagate oma vahel, kuidas? Tere siis ka meie poolt. Viimased pool aastat oleme siis KPMGs tegelenud energiasalve vesisalvesti mõjuvaldkondade väljaselgitamise ja täpsete kasude hindamisega. Tänaseks oleme siis oma tööga lõpule jõudnud ja meil on hea meel ka teile täna siin oma
töötulemusi siis esitleda. Alustades siis kohe kõige olulisemast, ehk siis energiasalve vesisalvesti projekti summeeritud kasvudest tegevusperioodil. Siin ütlen märkusena ära, et kui me räägime tegevusperioodist, siis räägime 50-aastasest perioodist 2032 kuni 2081. Kui eksperdid hindavad, et vesisalvestite eluiga võib siis olla kuni 100 aastat, siis kuna meie arvutuskäik põhines just energiasalve enda finantsmudelil, mis kattis seda 50-aastast perioodi, siis kasutame ka seda oma analüüsis. Ja nagu te siis siin näete, siis meie hinnangul energiasalve lisandumine Eesti energiaturule aitaks siis Eesti elektritarbijatel kogu tegevusperioodil elektrikuludelt kokku hoida 6,5 miljardit eurot. Sinna alla loeme siis kokkuhoidu nii elektribörsi hinnalt, fikseeritud pakettide hindadelt, taastuvenergiatasudelt, võrgutasudelt kui ka siis varustuskindlustasudelt. Paralleelselt toob energiasalve Eesti majandusse 12,6 miljardit eurot lisandväärtust, Eesti riigikassasse 4 miljardit eurot maksutulu ja nagu siit läbi käis, siis kuna ehitusperioodil tuuakse maalt välja ja väärindatakse kõrgkvaliteetset kivimit gneissi, siis selle kasutuselevõtt Eesti teede ehituses aitaks meie hinnangul siis teede remondikuludelt kokku hoida umbes miljard eurot. Tere minu poolt ja siis mõjude hindamise raamistik on selle slaidi peal, et me räägime siis 50-aastasest tegevusperioodist, aga sellele eelneb ehitusetapp ja osaliselt siis kattub ehitus- ja tegevusperiood, 2031 saab valmis ja 2032 hakkab opereerima esimene faas, kus on siis rajatud 6 gigavatt-tundi salvestusmahtu ja 500 megavatti tootmisvõimsust. Ja paralleelselt siis esimese tegevusperioodiga laiendatakse salvestusmahtu ja tegevusperiood siis, mida meie mõõtsime, on 50 aastat, kuigi siis eeldatavalt projekti või seadmete eluiga on oluliselt pikem. Mõjuallikatest me vaatasime mõju siis läbi energeetika, siis elektri tootmise ja tarbimise kaudu ja teisena siis natuke väiksema mõjugrupina siis gneissi väljatoomise ja siis väärindamise mõju. Ja valdkondadena, mis siis läbivad kõiki neid mõjuallikaid, me vaatasime siis majanduse poole pealt, rahvamajanduse arvepidamise peamisi mõõdikuid, mis on siis lisandväärtus. Lisandväärtusest tekib maksutulu, sellega seotud on tööhõive ja siis vaatasime mõjusid elektritarbijatele ja mõjusid teede ehitusele läbi siis gneissi väljatoomise ja väärindamise. Keskkonna poole pealt siis eelkõige siis kliimamõjud, CO2 heite vähenemine, nii siis elektritootmise poole pealt, sealt tuleb nagu peamine efekt ja teiseks ka siis kaevandustegevuse poolelt. Heite rahaline väärtus on siis arvestatud heitkoguste kauplemise süsteemi hinnaprognooside alusel ja on siis ka informatiivselt välja toodud. Ja kolmas valdkond on sõltumatus. Sõltumatus siis seotud väliskaubandusega, kus me sõltume vähem nii elektri kui ka siis graniidi impordist, mõju varustuskindlusele, et me räägime sagedusteenustest, süsteemiteenustest, me räägime juhitavast võimsusest ja ressursikasutus on siis eelkõige seotud gneissi ja maavarade kasutusega, aga ka siis laiemalt, kui me siis vaatame salvestit kui asendust elektriakudele, siis ka elektriakudega seotud metallide osas. Nüüd ehitusperiood,
Ehitusperioodi mõjud on siin kokkuvõtlikult välja toodud, esimene etapp ja teine etapp, nii nagu sai mainitud, teisel etapil rajatakse suurem salvestusmaht juurde ja mõjud tekivad siis eelkõige siis kahest nii-öelda aspektist, et üks on siis otsene ehitustegevus ja teine on siis gneissi kaevandamine ja väärindamine, gneissi väljatoomine ja väärindamine, mis on seotud sellega siis, et projektis ei jäeta gneiss lihtsalt hunnikusse seisma, vaid see läheb kasutusse teedeehituses. Et kokku on meil siis nendest kahest aspektist 1,5 miljardit lisandväärtust kogu perioodi peale kokku tänastes hindades. Ja nüüd tähelepanelikumalt või peamiselt keskenduks ehitustegevuse majandusmõjudele, kus siis lisandväärtusega kaasneb tööhõive, 161 töökohta oleme arvestanud. See on nii, ütleme siis ehitustegevuses kui ka seadmete ja rajatiste siis materjalidega seotud tegevustes, et ainult siis see osa ehitustegevusest, mis jääb siis Eestisse. Enamus investeeringuga seotud kuludest läheb siis välistarnijatele, aga ka suures mahus jääb seda ka Eestisse ja loomulikult siis lisandväärtusega kaasneb ka maksutulu, et ligikaudu 300 miljonit. Tulles siis tagasi energeetika ja energeetika majandusmõjude juurde, siis nagu ma alguses mainisin, siis meie hinnangul lisab energiasalve Eesti majandusse 12,6 miljardit eurot lisandväärtust kogu perioodil. Aastas teeb see siis keskmiselt 253 miljonit eurot lisandväärtust ja see lisandväärtus tuleb läbi väga mitme allika. See lisandub siis läbi energiasalve otsese äritegevuse ehk siis läbi ärikasumi, tööjõukulude, kulumi ja tarbimismaksude. See lisandub läbi energiasalve vahetarbimise ehk siis läbi energiasalve poolt tasutud elektrikulude, kindlustuskulude ja remondi- ja hoolduskulude. Lisandväärtus lisandub siis ka läbi lõpptarbimise ja läbi madalamate elektrikulude tarbijatele kätte jääva suurema rahasumma kaudu siis. Ja samaaegselt lisandub meie hinnangul majandusse 80 miljonit eurot maksutulu aastas. Tänaste andmete kohaselt on see siis umbes 0,6% valitsuse aastasest maksutulust ning kogu perioodil võimendub see siis 4 miljardi euroni. Oluline mõjuvaldkond on siis tarbijate elektrikulude langemine olulisel määral, et esimesel slaidil oli juba välja toodud 6,5 miljardit kogu perioodi peale kokku. See siis on kokku arvestatud 131 miljonist eurost aastas ja see tekib läbi päris mitme mõjuvaldkonna. Kõige suurem mõju tekib börsihindade languse kaudu, et siin erinevad allikad arvestavad, sõltuvad ka perioodist, aga keskmine elektrihindade langus oleks ligi 4 eurot megavati kohta. Siis teine plokk on taastuvenergia tasude vähenemine, mis tekib siis kahest aspektist, et peamine on see, et energiasalv võimaldab toota taastuvenergia tootjatel suuremas mahus elektrit, kasutada ära paremini nende poolt loodud ressurssi ja selle võrra siis on riigil vähem vajadust tasuda neile toetusi. Ja teine väiksem mõju tekib siis energiasalve lisatarbimisest, mis võtab siis enda kanda osa taastuvenergia kuludest, toetuse kuludest. Kolmas plokk on reservvõimsuste ülalpidamise kulu, et see on siis, Maarja juba sellest rääkis detailsemalt, on siis seotud sellega, et osaliselt arvestatakse loodud 500 megavatti tootmisvõimsust
selliseks, mis suudab asendada juhitavat reservvõimsust ehk reservvõimsust, mis on reservis ja ei tööta. Selle eest on siis selle vähenemise võrra on siis vaja riigil vähem siis maksta reservi hoidmiseks, teha kulusid reservi hoidmiseks. Kolmas fikseeritud pakettide hinna vähenemine, see on seotud siis volatiilsuse vähenemisega energiasalve mõjul, siis energiahinnad ühtlustuvad, et tipuhinnad tulevad allapoole, alumised hinnad kerkivad ja väiksem volatiilsus tähendab elektrimüüjatele eelkõige siis paremat võimalust fikseerida pakette soodsama hinnaga. Ja väiksemad mõjud ka siis võrgutasude vähenemisele ja sagedusteenuste kuludele. Kolmas valdkond energeetikas on siis sõltumatus, kus meil on siis, ütleme siis raamistik on see 500 megavatti, tootmismaht 1,2 teravatt-tundi, mis moodustab kuskil 10% Eesti aastasest elektritarbimisest. Kui me vaatame tulevikku, siis see jõuab ilmselt 12 teravattini seal 30. aastatel. Ja sellega seotud on siis elektri impordi vähenemine eeldusel, et me laadime energiasalvestisse kodumaist taastuvelektrit, mis on realistlik, arvestades neid plaane, mis on seotud taastuvelektri tootmisvõimsuste rajamisega. Aga elektri pool ei ole veel kõik, sellest järgmises numbris 183 miljonit on niisiis elektri impordi vähenemine rahasse arvestatuna, et siis ostuhindades, aga teine pool on see, mis tootmismahust asendab kodumaist toodangut ja see kodumaine toodang, mida asendab kõrgete hindade korral, see on eelduslikult maagaasist toodetud elekter, kui me vaatame aastat 2032 ja sealt edasi. Ja sealt tekib siis võit maagaasi impordivajaduse vähenemise kaudu ja siis kasvuhoonegaaside, heitgaaside õiguste ostmise kaudu. Ja kolmas valdkond on siis reservi kulude vähenemine, millest juba siis eelmises slaidi peal sai räägitud. Ja vaadates siis energeetika keskkonnamõjusid, nagu Olavi ka mainis, siis lihtsustatult öeldes energiasalv võimaldab siis salvestada kodumaist taastuvenergiast toodetud elektrit ja müüa seda siis võrku tagasi kõige kriitilisematel hetkedel, kui taastuvenergiat ei ole võimalik toota. Ja sellest siis maksimaalne kokkuhoid aastas on 584 000 tonni KHG emissioone. Tänase statistika kohaselt on see 4% Eesti kogu emissioonist ja konverteerides siis ümber Euroopa Liidu HKS hindadesse teeb see 151 miljonit eurot kokkuhoidu aastas. Gneissi, jah? Vaadates siis Gneissi mõjusid, siis nagu ka mainisime, siis aastatel 2026 kuni 2038 tuuakse maalt välja ja väärindatakse 38 miljonit tonni kõrgkvaliteetset kivimit Gneissi. Selle protsessi käigus tekib juba lisandväärtust 113 miljonit eurot ja 268 miljonit eurot maksutulusid ning kui see kivim võtta siis kasutusse Eesti teedeehituses, asendades sellega siis importitud graniit ja kodumaine lubjakivi, kuna tegemist on siis 2,5 korda vastupidavama teedeehitusmaterjaliga, siis meie hinnangul aitaks teedeehituses kokku hoida umbes 1 miljard eurot. Konverteerides see siis teedekasutajate ajalisse võitu, teeb see tegevusperioodil 25 miljonit eurot ning keskendudes siis vaid lubjakivi asendamisele, siis meie hinnangul on võimalik kokku hoida 247 hektarit siis maa-ala lubjakivi karjääride kaevandamisest ja TalTechi intervjuude põhjal on siis Eesti inimesed valmis maksma umbes 605 miljonit eurot, et
vältida just nende kodukohas siis nende karjääride avamist. GNES-iga seotud on siis ka sõltumatus ja ka ressursikasutus, et me räägime ligikaudu 900 000 tonnist graniidi impordist, mis väheneb GNES-i kasutamise tulemusena. See on siis kahel perioodil, nii ehitusperioodil, kui kaevandatakse või välja tuuakse, kui ka siis nendel perioodidel, kui teede remonditsüklid on pikenenud ja teede remondil ei ole vaja kasutada graniiti. Selle koguse siis aastane rahaline väärtus on 12 miljonit eurot, mis on siis arvestatud impordi deklaratsioonidel deklareeritud hindade alusel, mitte siis kodumaise siin kohapeal müügihindade, vaid siis impordihindade alusel. Ja teine siis ressursikasutuse pool on siis kohalik lubjakivi. Johanna juba rääkis, et kaevanduste avamine väheneb, meil on vaja teede remondis ligikaudu 2 miljonit tonni lubjakivi aastas, et siis see jääb siis kaevandamata GNES-i kasutamise tulemusena. GNES-il on ka keskkonnamõjud mõnevõrra väiksemad kui elektri poolel, aga siiski, ja see tekib siis kolmest allikast. Et esiteks otsesest kaevandamistegevusest, kui me võrdleme siis graniidi kaevandamist, see on küll toimub välismaal, ja lubjakivi kaevandamist, siis GNES-i kaevandamisega, siis selle kaudu tekib 14 000 tonni, siis transpordi juures me räägime eelkõige siis importimisest GNES-i lubjakivi. Graniidi impordimisest siis Põhjamaadest Eestisse, et sealt siis on arvestuslikult 5000 tonni aastas CO2 vähenemist ja siis karjääride avamine, et seal on ka siis arvestatud sellega, et kui palju pinnasesse on seotud süsinikku ja siis selle alusel arvestatud siis need hektarite alusel CO2 emissiooni vähenemine. Ja lõpetuseks siis lühike ülevaade meie analüüsi üldisest metoodikast ja protsessist, et meie analüüsi aluseks oli siis rahvusvaheliselt tunnustatud sisendväljund metoodika, mis on siis ka Eestis saanud standardiks majandusmõjude hindamisel, oleme ka ise eelnevalt teinud, ütleks, et 10 analüüse kasutades sama metoodikat, hindamaks siis nii riigi enda kui ka siis erasektori investeeringuid. Meie analüüsi 2 peamist sisendit olid siis Saksa analüüsimaja Teema Consulting poolt koostatud elektri hinna mõjuanalüüs ja siis TalTechi poolt koostatud GNES-i mõjude analüüs. Nii need 2 analüüsi siis, kui ka kõik muud meie analüüsi sisendid ja eeldused kooskõlastasime Kliimaministeeriumiga. Väga mitmed meie analüüsi sisendid tulid juba otse Kliimaministeeriumilt või siis olid vahendatud Kliimaministeeriumi poolt siis teistelt Eesti riigiasutustelt. Meie analüüsi mustandversiooni oleme jaganud nii Kliimaministeeriumi kui ka siis teiste ministeeriumite, riigiasutuste ja ettevõtetega. Oleme seda tagasisidestanud siis umbes 4 kuud ja lõpliku analüüsi versiooni siis kõik selle tagasiside arvesse võtnud. Nii et kokkuvõttes omalt poolt väga loodame, et tegemist on siis ka riigi jaoks kasuliku ja usaldusväärse tööriistaga. Ja oleme siis kokkuvõtte juures tagasi, et sisuliselt samad numbrid, mis alguses sai tutvustatud. Kokkuvõttes võib siis öelda, et mõju on oluline. Kui me vaatame lisandväärtust nii ehitusperioodil kui ka tegevusperioodil, et Eesti aastane lisandväärtus on täna kuskil ligikaudu 40 miljardit. Need numbrid muidugi jagunevad aastate peale, aga lisandväärtusega kaasnevad ka maksutulud, otseselt seotud loodud uue väärtusega töökohad ja siis
ka väga suur mõju siis elektritarbijatele, et kui me räägime siis elektritarbijatest, siis enamus, ligi 60-70% elektrist tarbib Eestis ettevõtlus, mis omakorda siis tähendab ka konkurentsivõime paranemist ja täiendavaid siis mõjusid sealtkaudu, aga neid me siis arvestanud ei ole. Aitäh! Aitäh! No nii, esimeses ettekandes me kuulsime, et tegelikult selle projekti tehniline ettevalmistus on jõudnud sellesse punkti, kust on vaja otsused edasi minna ja see on väga märkimisväärne. Teiseks me praegusest ettekandest kuulsime, et tegu on tegelikult, ma isegi ütleks, et laias laastus mitte ainult energeetilise projektiga, ta on suure majandusliku mõjuga Eesti majandusele tervikuna, teiseks on tegu mastaapsuse mõttes pretsedenditu projektiga meie väikese riigi jaoks, nii et on täiesti loomulik, et riigiga seda ka tihedas koostöös on nii-öelda tehtud ja arendatud, aga kuskilt edasi tuleb ka minna ja loomulikult, kui tavaliselt räägime väga suurtest investeeringutest, väiksematest ka, aga suurematest eelkõige, siis me loomulikult räägime EIS-ist, ehk siis spetsiaalselt selleks loodud Eesti ettevõtluse investeerimise organisatsioonist ja nemad on alati olnud siis ka kättpidi juures nende suurte investeeringute puhul ja nüüd mul ongi hea võimalus küsida Villem Vohult, Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse energeetika valdkonna juhilt, kuidas teie asutus asja näeb? Tervist! Villem Vohu, Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus. Ja mina olen tulnud täna siia tegelikult näitama ühte slaidi. Ja see slaid on siin teie ees. Sellel, nii nagu KPMG on analüüsinud energiasalve majandusmõju, analüüsime meie välisinvesteeringute siis majandusmõju. Ja siin sellel konkreetsel slaidil on siis näidatud 8 projekti. Need 8 projekti on näidatud 2 dimensioonis. SKT mõju püstiteljel ja horisontaalteljel töötajate arv. Kokku on nendel 8 projektil 700 miljonit euri SKT mõju aastas ja 3000 töökohta. Nüüd, need on valdavalt kõik siis töötlev tööstus ja energiamahukas tööstus. Ehk siis nad ei ole mitte energiatootjad, vaid nad on see tarbijapoolne energeetika ots. Ja nendel 8 projektil on üks ühine omadus veel, nimelt neid ei ole mitte kunagi alustatud. Nendega on peetud läbirääkimisi, neid on analüüsitud, aga nad ei ole startinud. Iseenesest selles, et kõikidele pipeline'is olevatele klientidele ei ole võimalik oma ärikeskkonda müüa, ei ole mitte midagi nagu ebaloomulikku, et on neid, kes tulevad ja neid, kes ei tule. Aga oluline on kuulata nagu nende mittetulijate peamist sõnumit, miks nad ei tule. Kuna nad on energiamahukad, siis nad on ka väljendanud seda, et teie elektri hinda liiga kallis, roheenergia pakkumisi ei suuda te tarbimise vastu adekvaatselt teha, lihtsalt ei ole igal sobival hetkel roheenergia pakkumist, ja see hind on volatiilne, ehk et selline määramatuse faktor on ka väga suur. Hind, siin viimastel aegadel on vahemikus 0–300, eks ole, valige endale sobiv number, see on teie peamine sisend tootmises, et arusaadavalt see heidutab ja ei kutsu siia investeerima. Ehk et põhimõtteliselt on tegemist projektide kalmistuga siin sellel pildil. Et andku mulle nüüd selle Paldiski vesisalvesti arendajad andeks, aga ma siia kalmistu servale paigutan nüüd nende projekti ka. Et see ilmus siia ülesse vasakusse nurka. Miks teised on punktid, aga need on sellised pikaks välja venitatud sellised ovaalid? Põhjus on selles, et viimased 3 kuud on Paldiski vesisalvesti majandusmõju analüüsi, ehk seda sama KPMG analüüsi analüüsinud erinevad ministeeriumite analüütikud. Kritiseeritud on nii eeldusi kui metoodikat,
peetud, on hulk väga selliseid teravaid vaidlusi sellel teemal, iga analüütik leiab sealt mingi oma tõe, aga reaalsus on tegelikult see, et nii pika ajaperioodi peale ette tehtavaid projekte ei ole võimalik adekvaatselt väga täpselt hinnata niikuinii. Ehk et need, ma olen püüdnud olla lugupidav kõikide panustanud analüütikute suhtes ja püüdnud kõik need punktid siia ära märkida, mida nad siis aja jooksul on väljendanud. Ehk et põhimõtteliselt Paldiski vesisalvesti asub kusagil seal nurgas. Nüüd, ja see on tegelikult suhteliselt ebaoluline, kus kohas ta selle punase välja sees seal tegelikult asub. Oluline on see, et Paldiski vesisalvesti võimaldab nendel ülejäänud projektidel ellu ärgata. Selle taga on see 700 miljonit, mis siin ekraanil paistab. Et ta muudab tegelikult meie ärikeskkonda ja ta parandab meie konkurentsivõimet. Kuhu me selle konkurentsivõime kaotame? Me kaotame seda üldjuhul oma vahetusse naabrusesse, ehk et Põhjala riigid teevad meist oluliselt paremat energeetika väärtuspakkumist. Miks nad seda teevad? Teevad sellepärast, et nad on investeerinud pikaajalistesse varadesse. 11 tuumareaktorist, mis tänasel päeval Rootsis ja Soomes energiat toodavad, on 10 rajatud eelmise sajandi aastatel 77–85. Sisuliselt, mis ta siis on, 8 aastaga on 10 reaktorit antud töösse. Need reaktorid on üle 30 aasta vanad, nende kapitalikulud on tänaseks kantud ja nad toimivad tegelikult ainult jooksvatel kuludel. Ainult tuumakütus, hooldus, järelevalve, aga kapitalikulu selles hinnakomponendis enam sees ei ole. Nad on pikaajalised varad. Hüdroelektrijaamadega on veel hullem. Need rajati Skandinaavias eelmise sajandi keskel, osad lausa eelmise sajandi alguses. Juba eelmise põlvkonna investorid unustasid ära, mis nad nendest maksid. Need toimivad ka jooksvatel kuludel. Ja selliselt varustatud naabriga konkureerida on suhteliselt lootusetu. Meie oleme investeerinud, meie töös olevad varad on kõik lühiajalised ja nad ka, ütleme ka tänases pildis selliseks jäävad. Ehk et nüüd nendest pikaajalistest varadest on Paldiski täna üks väheseid, kui mitte ainuke, ja sellistest, mis saaks homme hommikul alustada, millele on ehitusluba, on ta vist peaaegu et ainukene. Nüüd, mida me peame selle projekti juures arvestama? Sellest investeeringu tegemise päevast alates kuni tasuvuspunktini on 5–6 Riigikogu valimised. Ja seda, mida poliitiliste selliste järskude otsustega, kui palju halba see võib teha majandusele, et seda me näeme praegu laivis Ameerika Ühendriikides. Nüüd kõik laenuandjad, kes sellist situatsiooni ja seda äriplaani vaatavad, küsivad, et okei, et kuidas te nüüd tagate selle piirkonna investeeringute sellise stabiilsuse, kuidas see ärikeskkond stabiilsena hoida. Ja see on võtmeküsimus selle projekti käiku andmisel. Siin sellel jagatud lehtede peal on arendaja küll avaldanud teatavat nägemust sellest, et kuidas moodi seda keskkonda siis läbi garantiimehhanismi esitada. Ei, see ei ole täna kindlasti siin mitte sellepärast, et sellele garantiile kaasa kiita. Meie räägime sellest, et oluline on ikkagi pikaajalistesse varadesse investeerida. Selle garantii sisu üle või millisel viisil seda keskkonda turvalisena hoida investori jaoks, see on sellise avaliku debati koht. See on debateerimise tuleviku küsimuseks. Aga see debatt saab tekkida ainult siis, kui ta on argumenteeritud, tasakaalukas ja tulevikku vaatav. Aga mis ma tahaks teile selle pildiga kaasa anda? KPMG on teinud konservatiivse hinnangu. Nad on vaadanud mineviku andmeid ja püüdnud nende pealt projitseerida tulevikku. Aga KPMG analüüsis ei saa sisalduda need sündmused, mis minevikus jäid ära. Just selle probleemi tõttu, mida energiasalv lahendab. Ehk et kui te keskpärast minevikku projitseerite keskpäraseks tulevikuks, siis see ei vasta päris kõigile teie oodatud küsimustele. Minu poolt kõik. Aitäh teile! Aitäh! Suur tänu! Ma ütleks niimoodi, et kui see on keskpärane tulevik, siis mis siis veel võiks olla see mitte keskpärane tulevik?
nii et tasuks sellele nagu tähelepanu pöörata, et võimalusi on veel rohkem, kui täna isegi jutuks võib tulla ja selles mõttes ma täiesti jagan eelkõneleja arvamust, olles Foresightiga piisavalt palju oma elus tegelenud, sealhulgas ka riiklikul tasemel, siis mulle tundub, et see on mõneti täiesti paratamatus, et peabki konservatiivselt lähenema. Ja see ongi õige, sellepärast et see annab ka, kuidas nüüd öelda, teatud mõttes ka tugevusvaru või kindlusvaru. Nüüd järgmise teema, võib-olla sellest teemast ma ühe asja siiski tooks enne välja, kui me kohe läheme ka viimase ettekande juurde, nimelt ma arvan, et eelkõneleja see notatsioon, et tegelikult me ei oska nagu hinnata, kui palju võimalusi on kaduma läinud. See on asi, mis on kõige suurem ja traagilisem, korduvalt ka jällegi kogetud ka isiklikus nii-öelda tegevuses, et seda on äärmiselt keeruline hinnata, seda tavaliselt ei tunnustata, aga lõppkokkuvõttes akumuleerides annavad nad tegelikult paratamatult ka suure ja makro nii-öelda tagasilöögi, kui sellega mitte üldse tegeleda. Ehk siis peab sellega ka tegelema ja ma arvan, et see oli väga õige märkus, et meil on teatud nõrkused, ja me peame nendega tegelema, sest nende ärajäänud investeeringud on meil ärajäänud edulood ja meie nii-öelda heaolu, mis jääb puudu. Aga nüüd ma annaksin nii-öelda lõppsõna või asjade kokkuvõtmiseks sõna Peep Siitamele, kes on siis Energiasalve kaasasutaja, tegevjuht ja juhatuse liige ja siin kõlasid ka mõned mõtted, ole hea, palun kommenteeri ka neid. Aitäh. Head kuulajad, 40 aastat tagasi lõid Eesti teadlased põhjamaise kontseptsiooni maa-alusest ökosüsteemist, milles väga erinevad ärid erinevatest sektoritest vastastikku sünergiaid luues olid plaanitud rahvamajanduse suurt kasu looma. Ja viimase lähes 25 aasta jooksul oleme püüdnud seda kontseptsiooni edasi arendades siis Energiasalve projektiga jõuda siia, kus me täna oleme ja loomulikult siis see valmis ehitada. Ja selle aja jooksul on sellest projektist saanud Euroopa Liidu strateegiline ühishuviprojekt. See projekt on loastatud, see projekt on mehitatud, sel projektil on ehitajad, sel projektil on seadmevalmistajad, sellel projektil on huvitatud investorid, sellel projektil on huvitatud laenuandjad. Sel projektil on teenuse ostmisest huvitatud osapooled. Me kuulsime äsja suurtest numbritest siis projektiga seotud kasudest, projekti realiseerimisega seotud kasudest. Ja kasud, ma usun, et kõik on nõus sellega, et need kasud Eesti mastaab arvestades on tegelikult ju väga suured. Ja ma arvan, et me oleme tegelenud õige asjaga. Kuid numbrid on päeva lõpuks vaid numbrid ning alati tuleb vaadata ka nende numbrite taha. Maailma energeetikateadus, maailma energeetikatööstus ei ole suutnud kogu oma ajaloo jooksul vesisalvestitest midagi paremat välja mõelda, mis tasakaalustaksid energia tootmise ja tarbimise ebaühtlust, siis elektrisüsteemi vajadusi, lahendaks elektrisüsteemi vajadusi ja stabiliseeriks elektrihindasid madalal tasemel. Need on põhjused, miks maailma soodsaimate akude valmistajad hiinlased ehitavad hulgi vesisalvesteid. 170 vesisalvestit Hiinas on viimase 3 aasta jooksul kas käika andud ehituses või aktiivses arenduses. 170. Need on põhjused, miks maailma kõige soodsamate maagaasivarude omanikud laheriikides aktiivselt vesisalvesteid arendavad. Vesisalvestid on soodne ja turvaline viis energiajulgeoleku tagamiseks igas riigis. Energiasalve projekti kohta on öeldud, et muidu igati äge projekt, aga miks te kurat seda toetust küsite? Ei, Energiasalv ei küsi toetust, Energiasalvel pole toetust vaja. Energiasalv saab olemasoleval turul väga hästi hakkama, samamoodi nähtamas tulevikus. Kuid madala muutuvkuluga ja väga pikaajaliste projektide laenuandjad
soovivad oma riskide maandamiseks riikide kaasatust, riikide poolt antavaid laenugarantiisid. Ja nüüd on hästi oluline aru saada, et see on kogu maailmas, eranditult kõigis riikides maailmas. Eesti ei saa mitte mingi valemiga siin olla erand. Ja selleks on 2 põhjust, miks laenuandjad neid garantiisid küsivad. Esiteks sellepärast, et sellised hinda alla toovad olulised projektid on väga vastuvõtlikud poliitikamuudatustele. Ja laenuandjad soovivad alati olla veendunud selles, et riigid on selliste oluliste projektidega ka nende poliitikamuutuste elluviimise ajal. Teiseks, äsja kuulsime, mõjud ühiskonnale on suured ja selliste projektide puhul tegelikult kordades suuremad kui investorite kasud. Ja täpselt sama on Paldiski projektiga. Ühiskonna kasud on investori kasudest üle 2 korra suuremad. Need, kes meile kõigile täna räägivad sellest, et riigid ei tohiks sekkuda energeetikavalikute tegemisse või siis energeetikainvesteeringute esilekutsumisse, tegelikult soovivad kõrgete elektrihindade säilimist ja volatiilsuse säilimist ühel lihtsal põhjusel. Sest ilma riikide abita projektid, mis elektrihinda alla toomad ja stabiilseks muudavad, ei saa juhtuda. Ei Eestis, ei kuskil mujal maailmas. Energiasalv, veel kord, ei vaja toetust. Energiasalve laenuandjad vajavad laenugarantiisid. Me oleme siis Kliimaministeeriumiga sõlmitud ühiste kavatsuste lepingu alusel toimetanud heas usus ja teadmises, et me hindame siis ära nii-öelda projekti kasud ja kui need projekti kasud on piisavalt suured, siis Kliimaministeerium viib nii-öelda projekti realiseerimiseks vajalik laenugarantiide küsimuse valitsusele otsustamiseks. Ja see on see koht ja hetk, kus me nii-öelda selle projekti arendamise hetkeks anname Kliimaministeeriumile ja valitsusele üle selleks, et nad saaksid teha otsuse energiasalve projekti realiseerimise kohta ja siis garantiide küsimuses. Ja kui kõik läheb hästi ja need garantiid tõepoolest pankadele riigi poolt saab anda, mitte energiasalve, vaid siis pankadele riigi poolt saab antud, siis 26. aasta lõpus saame alustada energiasalve ehitamisega. Ja loodame, et nii lähebki. Igal juhul täna teid kuulamast ja ma saan aru, et on küsimuste aeg. Aitäh teile! Aitäh! No nii, kuulsite siis, neid garantiisid on vaja laenuandjatele. Pange seda palun tähele ja palun need, kes osalevad diskussioonis, lõpetage palun siis minu arvates see nii-öelda asja olemust natukene moonutavate terminite kasutamine, aga termineid leiutatakse teadupärast kogu aeg. No näete, Trump praegu leiutas ka mingi termini selle hullumaja iseloomustamiseks USA-s, eks ole. Nüüd veel üks kord rõhutaks teile, enne kui annan võimaluse küsimusteks ja siis lühidalt vastamiseks ka nendele, kellel te selle küsimuse esitate, nii et kui te adresseerite, siis öelge kellele. Aga ma veel kord tuletan ka meelde, et tegu on Eesti mastaabis üliolulise ja väga suure projektiga, juhtiva suurusega projektiga, võib nii öelda, eks ole. Me ei tea, võib-olla tuleb veel suuremaid kunagi mingisugustes valdkondades, aga üldiselt meie väikeses riigis on see omaette väärtus. Teiseks on tal väga suur tähendus, millest meil KPMG analüüs väga hästi näitas, nii energeetika kontekstis kui ka laiemalt. Ja kolmandaks, see on ka küps. Ta on valmis selles mõttes, neid ei ole palju projekte, nagu me ka kuulsime juba, mis on nii küpsed, et täna võiks kohe, ta on loastatud ja nii edasi, ta võiks kohe nii-öelda piltlikult öeldes projekti mastaapi ja ajatabelit arvestades sisuliselt kohe käima minna. Kui me nüüd muneme, siis lihtsalt pärast ei söö. Nii lihtne see ongi. Ja maaelu, kes teab ja kes ei ole ainult puuriitasid ladunud, see muidugi saab aru, maal nii-öelda elu tundmise kontekstis saab sellest paroolist eriti hästi aru. Ja nüüd mul olekski palve, kes tahab küsida. Palun andke märku, palun, jah. Ja kellele, ütle ka palun. Ja ma
küsiks 2 küsimust. Üks oleks KPMG-le, teine oleks Peebule. Esimene oleks... Tulge siia ette, palun. Okei. Vastajad ka. KPMG-le ma küsiks seda, et kas need numbrid olid teil kuidagist viisi selle 75 aasta peale indekseeritud ka või olid sellest tahavaatava peeglist nagu fikshindadega? Ja Peebult küsiks seda, et mis on realistlikud miinimum, maksimum prognoosid selle tegevusele, kui oletame sulle homme antaks pangagarantii? Sa pead täpsustama, et mis mõttes miinimum, maksimum... Ei, selles mõttes, et mis on nagu realistlik, et millal saaks alata tegevus, millal... See, mis see prognoos selles osas on? 32 oli see nagu default estimate, aga et mis on selle realism? Nii, palun KPMG-ga alustame. Et jah, numbrid olid indekseeritud, aga need numbrid, mis siis täna said näidatud tulemustena, on kõik tänastes hindades, ka koondnumbrid on toodud tänases raha ostujõus, ehk on võrreldavad. Jah, et oleme eeldanud, et raha ostujõud väheneb 2% aastas, mis on üks Euroopa Keskpanga eesmärk, inflatsiooni eesmärk, et selle võrra on siis kohendatud see. Need on tänastesse hindesse tagasi arvestatud. Jah. No üldiselt oma kogemusest lisan, et olles ka pangas töötanud ja suurte infraprojektidega eelmises elus, siis ma ütleks niimoodi, et see on väga tavaline metoodika. Jah. Ajagraafiku osas siin tõesti oli 32, 38 olid 2 valmimise aasta numbrit, eks ole, tõsisel vist oli küll eelduseks 25 alustamine, oli vist? Meil oli, jah. 25. Ehk siis kui sa ütled mulle, millal on FID, ja FID eelduseks on siis kõik, eks ole, garantiid, pangalepingud, ehituslepingud, omakapitalilepingud, kõik ühes hetkes, eks ole. Ja muidugi loomulikult, see on see ülejäänud tankimine on loomulikult erasektori ehk siis arendaja nagu enda rida, siis parimal juhul 26. aasta lõpus saame me alustada ehitamist ja 2033 on see, kus me saame tulla laivi ja sealt edasi siis kasvatada seda salvestusmahtu 2033 ja sealt edasi. Mario, selleks ajaks tuumajaama ei tule mitte kuidagi. Ei, tuumajaam on salvestuse sõber ja vastupidi. Jah, seda küll, aga mitte tuulikute. Ja kui need prognoosid, mida ka sina sotsiaalmeedias jagad nende hindade kohta, hindade alanemise kohta tuumajaamadele, siis mine tea, võib-olla juhtubki selles ajaraamis. Nii, veel küsimusi? Palun. See auk vist, mis te tahate kaevata, on 700 meetrit vist, on see nii. Et mis ettevõtete palkate seda asja tegema, sellepärast, et Eestis vist sellise tehnoloogia oskusteavet ei ole? Kas inglise keel ka sobib vastuseks? So, I don't know, Phil, if you just come over here, because the question was about who will actually carry out the jobs, the job going underground. So Phil is our Chief Project Officer, having extensive experience globally building on the pumped hydro storage plants, and is the man to run the project from today till end of the project, so till the commissioning. So the question was, who is going to carry out the job going underground? So to answer your question, so globally these projects are done underground excavations by tunnel boring machines and large mining consortiums. Due to the depth and the complexity of the project, it's very standard to use tunnel boring machines, which is used globally in pump storage. And with Paldiski, with the large volume of gneiss, we're coupling that with large mining excavation at the same time. So it's a combination of specialist contractors that come from all other pump storage projects globally, with a specialist in tunneling, and then coupled with like a Canadian mining company who's got the specialization in large excavation. May I specify, is there any let's say, deficit of such capacity in the world, or it's just a normal thing to hire and that's it?
So currently, due to the global demand and the pipeline, there is like a shortage of the specialist contractors. And we're seeing over the last year that there's not so many available on the market, and it's all about key timing and getting the right contractor for the right specialization. So it also leads me to the conclusion that actually to define the starting moment is very important, because then you can actually make this hire in due time. Absolutely. Correct? Yeah, correct. So that's the reason why the decision should be made in proper time. Thank you. Okay, thank you. Nii, palun, Sulev. Ja, mina olen Sulev Vedler Ekspressist. Ma ei teagi, kellele ma selle küsimuse esitan, aga kuidas te prognoosite ilma muutumist? Te ju sõltute, teie tulu sõltub ilmast. Kas see muutub tulevikus tuulisemaks? On seal rohkem tuulevaikseid perioode? On ta kuidagi ekstreemsem? Ei. Okei, Marju vastab. No ma üritan vastata sellele, et ilma muutusi ega me ise väga ei prognoosigi, eks me laseme prognoosida nendel analüüsimajadel, kes sellega igapäevast tegelevad ja need hinnaprognoose teevad, ehk siis nemad, ja me ei kasuta ainult ühte, me kasutame erinevaid, ehk siis see lõplik punktipilv koguneb nii-öelda suur ja oluline on seal trend. Ja tõenäoliselt, mida nemad teevad, on see, et nad vaatavad ajaloolisi mingisugust 40 aasta kliimaandmeid ja panevad sinna mingisuguse trendline'i prognoosi juurde, et milline see keskmine on. Ja võib-olla selle projekti puhul ei olegi niivõrd oluline see keskmine, sest et keskmisega, me saame keskmise elektri hinna, aga seda volatiilsust ära ei taba, aga see salvesti töötab just volatiilsuse pihta. Ehk siis see, et kui meil on ekstreemumid, selle salvesti kasud tegelikult hoopis võimenduvad. Et see on see oluline aspekt, millele tähelepanu pöörata. Kui me räägime nüüd kliima, tuule osas, siis seal me kasutame vastuseks lühidalt tunnustatud analüüsimajade mudeleid, ise neid ei koosta. Jah. Nii, aga kas need mudelid ütlevad, et ilm läheb tuulisemaks? Kui nad ütlevad, et selles mõttes ma arvan, et nad, ma ei ole niimoodi võrrelnud selles mõttes tänase päevaga, et missugused need tuuleolud seal on, sest et ega ju, kui me vaatame ka ajalugu, siis tuule tootmine võib aastate lõikes 2 korda kõikuda. Ühel aastal on ta 1 ühik ja järgmine aastal on 2 korda sama ühikut samasuguste tuulikute puhul. Ehk siis see trend ei ole niimoodi, et täna on niimoodi ja niimoodi punkti haaval jookseb, muutub. 1 aasta on ühed tuuleolud, järgmine aasta on teine ja milline see nagu lai pilt on ja kuhu ta suundub 20, 30, 40 aasta pärast. Ei ole võib-olla nii hästi prognoositav ja teine asi on see, et ega me ju ainult tuulest ei sõltu. Me räägime, et meile sobib sinna sama hästi ka tuumaenergia sinna salvestisse ja see tuul on ainult üks osa sellest, mis meie tuleviku tegemusi mõjutab, eks ju. Kui kiiresti see auk tühjaks saab? Ma mõtlen, kui kiiresti te suudate ta tühjaks pumbata uuesti? No see on, kasutegur on 80% selle salvestel, ehk siis kui meil on 6 gigavatt-tundi, ehk siis 12 tundi suudame nii-öelda energiat tagasi anda, siis me peame 12 jagatud 0,8 ehk 15 tundi teda tühjaks pumpama. Okei, ja kui tihti ta teil aastas võiks töötada? No ta toodab aastas 1,2 teravatt-tundi elektrienergiat, ehk siis ta ja siis järelikult ta tarbib enam-vähem umbes sama palju, ehk siis niisugune pool, võib-olla natuke rohkem aega on ta töös, ülejäänud ajada siis on võimeline pakkuma reservteenused, igasugused sagedusteenused ja nii edasi. Aitäh! Veel küsimusi, lihtsalt vahemärkusena Sulev. 2017. aastal oli üks uuring, mis näitas, et meie piirkonnas tuule kohta see ei käinud, see käis sademete kohta ja sademeid tuleb sutsu juurde. Nii-öelda kliimamuudatustega koos ja ka sellest väga ei ole populaarne rääkida. Palun, ei ole rohkem küsimusi? On veel? Oota, mikrofon palun. Et ma arvan, et hääl on piisavalt selge, et see projekt on praegu Eesti investorite käes, eks ole, aga selle slaidide pealt ma näen, et see liigitatakse välisinvestorite alla, millest ma saan aru, et siia on tulemas siis suur investor. Et kes teie potentsiaalne investor on siis? Peep?
Jah, ma pean selle küsimuse võtma. Jaa, vastab tõele, et Eestis olemasoleva kapitaliga seda 350 miljonist omakapitali vajadust ära ei kata. Küsimus oli isegi mis kapitali suuruses. Küsimus on selles varasemate taoliste suurprojektide elluviimise kogemuses, mida pangad tegelikult siis omakapitali investoritelt ootavad. Ja tõepoolest me peame jutuajamise erinevate siis välisinvestoritega, kes on selles piirkonnas aktiivsed, need ei ole Hiina päritolu, need ei ole Vene päritolu ja muud kahtlast päritolu, aga need on nii-öelda selles turupiirkonnas aktiivselt siis investeerivad ja positsioone omavad investorid. Nimesid ma loomulikult ei nimeta. Teil ka küsimus? Palun mikrofon. Ja aitäh. Kellele? Kes te olete? Olen Margus Raha, Kliimaministeerium maavarade osakond, geoloog. Väga meeldiv. Parafraseerides Baskinit, et kahtlus ei ole, kõhklus on. Et ma küsin geoloogilise küsimuse just sellest Gneisist, aga kellele, ma tegelikult vist pean ikka Peebu käest kõigepealt küsima, kuna see on sisend siis KPMG mudelile. See 38 miljonit tonni Gneissi. Et ma geoloogina küsin sedasi, et kui me võtame kuskil maavara arvele, siis me uurime selle hästi läbi, et me teame, et kui siin on selline kvaliteet, siis siin on võib-olla natuke teistsugune kvaliteet, et kui kindel te olete siin, et see 38 miljonit tonni on kõik see ilus kivi, mis siin meil korraks näidati? Tahad sa öelda? Kes vastab? No. Vesta vastab. Mikrofon palun, andke mikrofon. Ja, Vesta, et olen vastutav lubade eest. Aitäh küsimuse eest. Kui kindlad me oleme, 3 puurauku on tehtud, täiesti läbivad selle kihi, kuhu me selle vesisalvest ehitame, ja lisaks on tehtud geofüüsikalised uuringud, mis läbivad plaaniliselt vaadates 8 kilomeetrit meie Alma kaevuõõsi ja kilomeeter teistpidi, ja see on kinnitanud selle 3 puuraugu geoloogilist andmestikku, mingit sellist erilist ekstreemumit sealt vastu ei vaata. Aga jah, kui me saame siit edasi investeerida, siis kindlasti täiendavalt uurime järgmises etapis veel. Ja väga ootaks neid täiendavaid etappe. Aitäh! Loomulikult. Nii, rohkem küsimusi ei paista olevat. Ma tänan kõiki siia tulnuid selle eest, et te tulite, saite tuttavaks projektiga, mis võib olla 100 projektide hulgas Eesti jaoks, ja ma väga loodan, et me saame selle projektiga edasi liikuda, sest arvestades üldist sellist peenhäälestuslikku meeleolu on seda alati väga keeruline oodata, aga antud juhul meil ei ole praegu enam valikuid. Meil ei ole, daamid ja härrad, meil ei ole valikuid, saage palun aru, see on täpselt see hetk, mida olen kunagi siin samas natuke eemal lossis läbi elanud 35 aastat tagasi. Lihtsalt uuel tasemel, uued asjad, rohkem majandusel rõhku, aga paraku ka julgeolekule, ja me oleme ringiga jälle seal, et tuleb teha otsuseid. Jõudu kõigile selleks. Aitäh!